Nii, tere tulemast kõigile siia. Meie siis Hugo oleme Murgi podcastist Tähevoog ja meil on külas siis kaks külalist, et Hugo. Jaa, meil on täna tegelikult väga erilised külalised. Meil on esiteks saatejuht ja teleajakirjanik Roald Johanson ning reisikorraldaja, raadiosaatejuht ja konsoantropoloog Ivo Tšetõrkin. Tere! Tere! Ja ütleme siis ära ka, et loeng salvestatakse siis Murg taskuhäälingu Tähevoog tarbeks. Et võib-olla räägite, et siis kes te olete, millega te tegelete igapäevaelus? Mina olen televisiooni saatejuht, töötan televiisoris, olen enam kui 21 aastat kündnud erinevate teleformaatide vagusid Eesti telemaastikul laias plaanis, esimesed 12 aastat avalik-õiguslikus televisioonis, Eesti televisioonis, Aktuaalsed kaamerad tegin ja Pealtnägija saadet ning viimased siis peaaegu 10 aastat olen olnud vaba mees vabal maal, olen teinud erinevaid dokumentaalsaateid nii sotsiaalsetel teemadel, reisimise teemal kui viimati siin vaimse tervise teemal ja Kanal 2 on olnud minu saated eetris. Korralik lifti pitch. Mina eelkõige olen reisikorraldaja või reisiettevõtja, et minu ettevõte siis Amazonas reisid korraldab pisikese grupi reise peamiselt Lõuna-Ameerikasse, aga nüüd ka mujale ka. Ja siis lisaks sellele juhin raadiosaadet, mille nimi on Reispass, pühapäeviti Raadio 2 kell 10 hommikul. Väga hea saade on. Aitäh, Roald! Olen suur fänn. Aitäh! Ja mõned telereisisaated oleme ka teinud. Jah, mõned. Et see ei ole mu nagu see põhitegevus, aga Selge. On tulnud ette. Aga alustame praegu siis jõuluteemadest, et te olete mõlemad palju ringi reisinud, et millised on siis kõige sellised ebaharilikumad või veidramad jõulutraditsioonid, mida te olete kohanud või mida siis nagu Eestis ei ole? No ütleme, minu reisisaade Roaldi retked viimase 5 aasta jooksul keskendus pigem globaalsetele eestlastele ja minu sellised jõulutraditsioonide jutud on niimoodi seotud võib-olla eestlastega, eks ole, ma arvan, et Ivo jõulutraditsioonide jutud kuskil Peruu džunglist võivad pisut vägevamad olla, et mina mäletan üks kõige kihvtim jõuluga seotud kogemus oli Hawaii saartelt, Maui saarel, mis ju nii-öelda võib-olla laiema avalikkuse jaoks on selline unistuste saar ja tõsi, eks ta oligi ilus saar, küll võib-olla pisut liiga Ameerika turistide rohke, aga ilus kaunis koht. Ja seal oli minu fookuses proua Malle, selline 60-ndates, 70-ndates proua, kes juba 90-ndatel tegelikult Eestist Keilast kolis Hawaiile. Tema tollane abikaasa siis kunagi sattus Eestisse, oli siis väliseestlane ja tuli Eestisse siis oma juuri otsima ja siis kuidagi sattus Mallega kokku ja siis tegi talle kentsakal kombel läbi telefoni, kui ta oli juba oma kodusaarele tagasi läinud Hawaiile, abielu ettepaneku ja kutsus Malle tagasi siis Hawaiile ja Malle, kes oli siis tollal 90-ndatel oli 40-ndates aastates perekonda mees tal ei olnud, siis mõtlesin, et miks ka mitte ja läks Hawaiile ja tegelikult Malle puhul oli väga tore see, et Eesti jõulutraditsioonid olid tal ka ikkagi pärast mitmekümne aastast Eesti Vabariigist eemalolekut südames ja nii me siis olimegi. Mina käisin Maui saarel, see oli novembrikuu ja me siis salvestasime seal natuke lavastasime sellist jõulumeeleolu, et Malle koos oma teiste Hawaiil elavate Eesti sõpradega siis igal aastal käivad kohalikus butcheris siis, mis on siis lihakarn või mis iganes, eks ole, ostab siis sealt suure ämbritäie verd, tellib ette nädal aega, et ma nüüd tahaks seda verd, eks ole, ja siis tangu ja värki ja siis läheb oma koju seal niisugune palmid ja mangod ja papaiad, mis seal kõik kasvavad, eks ole, see Hawaii nende pükstega niimoodi palmipuud ja siis ta ketrab oma sellise vana kooli selle lihamasinaga siis sellist seda lihamassi sealt
sealt ja läbi ja siis on soolikad, mis ta paneb sinna toru otsa, siis laseb seal seda verivorsti ja nii me siis seal basseini ääres seda verivorsti valmistasimegi Hawaii'l, nii et see oli vahva kogemus. Jah, kahjuks jõulude paiku ei olnud võimalus seal olla, nii et aga see on jah kihvt kogemus, kuidagi jäsuke paradoksaalne, et väljas on 36 kraadi, palmipuud ja mangod kasvavad ja siis sa ketrad seal seda verisesse soolde seda tangu möksi, suur plastik ämber on verd täis ja niimoodi. Mis sul vastu panna on? Ma mõtlen, et tõesti mul ei ole ka juhtunud, et oleksin päris nüüd jõulude ajal kusagil džunglis olnud, aga no muidugi troopikas igasugused need jõuluvanad ja kuused mõjuvad nagu hästi kummaliselt, aga mul tuli meelde lihtsalt üks lugu ja ma ei tea, kas koolis sobib kohe hakatuseks hakata psühhedeelikumidest rääkima, aga no samas mina ju siin ei tööta, et mind ei saa siit keegi lahti kõlasta, et selles mõttes, et istusime siis, me olime seal meie džunglipesas Peruu Amazonases ja siis oma reisigrupiga, eks ole, mis mingi 10 inimest ja siis meil sellel õhtul pidi toimuma siis ayahuasca tseremoonia, mis on siis selline Amazonase psühhedeelne, tugeva toimeline, hallutsinogeenne, siis selline nõiajook. Ja seda viib läbi šamaan ja šamaan, selline austusväärne vanahärra, siis kusjuures jõulu, jah, ma ei mäleta, see ei olnud detsember, see oli mingisugune oktoobrikuu või novembrikuu ja inimesed siis ootavad nagu õhtul pimedas niimoodi, kõik on nagu küünlavalgel ja niimoodi ootavad ja kõigil on hästi siuke ootusärevus ka sees, sest see ei ole siuke nagu kõige lihtsam asi on ju, et ikkagi inimestel on siukesed hirmud ja ärevused ja siis ootame, et šamaan tuleb ja siis mul oli niimoodi, et mul oli see on siuke 74-aastane vanahärra, tal oli aeruga külast on umbes mingi tund aega tulla on ju, mööda jõge, alati tuleb siuke pisikese paadiga ja siis seal ei ole sulgi inimestel ei ole peas on ju, et nad on siuke praktilise meelega need tüübid üldiselt ja ma tean, tal oli alati siukene äge mingisugune vanakooli müts ja siis ma mõtlesin, mul oli siuke petrooleumilamp oli valmis pandud, mõtlesin, et ma palun talt siukest portreepilti, et et kas ma võin nagu pildistada, et siis mul on pärast hea jälle teistele ka näidata, et näed, et see on see meie šamaan on ju ja siis kõik on nagu niimoodi, et siuke tume valgus, pime niimoodi ja kõik mul selle lambiga valmis ja majale seal lähenevad sammud ja siis see auväärne šamaan tuleb. Siis ta tuleb, siis tal on päkapiku müts peas, punane, valge servaga ja kõik on umbes niimoodi, et päriselt see on šamaan. Aga tema pani selle pähe sellepärast, et lihtsalt, et vana mees kõrvad külmetavad, nagu ta kordagi ei mõelnud, et see nagu võiks veidralt kuluda. Aga mul oli küll siuke tunne, et umbes, et ma ei tea, et see nüüd peaks siis see auväärne šamaan olema, tuleb keset Amazonast, väljas on 37 kraadi sooja, siis tal päkapiku mütsiga, davai, hakkame peale tseremoonia, et see tundus nagu out of place. Siuke jõulumuinasjutt oli minu poolt siis. Väga tore. Aga pärast, mul tekkis küsimus, et pärast seda tseremooniat, ma eeldan, et see müts oli nagu peas, et siis kuidas ta siis mõjus, kui seal selle asja sees oli? Ta tegelikult vist selle tseremoonia ajaks võttis ära selle või niimoodi, et ei olnud nii, et külistab kellukest nimitsi otsas kogu aeg. Et siis ta tõesti laulab ja sahistab lehti ja ma ei tea, puhub tossu ja teeb mingit siukest pulli. Aga kõikidest jõulutraditsioonidest, mida te olete kohanud võib-olla, siis kas te tahaksite, et midagi oleks ka Eestis üle kantud siis võib-olla? Tahad sa, et tuleb mingi šamaan siin Eestis kuskil? Peruus on niimoodi, et seal on pulga otsas, neil on 2 jõulusööki, siukest on niimoodi, et nad on lakitud õunad nagu, või mingi glasuuritud õunad pulga otsas, nagu siukest, mis näevad välja hästi tumepunased, nagu siukest nagu pulgakommid, aga õun on sees. Ja see on kanavarbad, samamoodi nagu grillitud ära lihtsalt ja siis on nagu kana, varbad niimoodi, siis saad neid luitsutada ja ma ei tea, küüned välja sülitada või midagi sellist. Aga samas, kui sa nendele tüüpidele seal räägid sellest sinu seda verivorsti lugu, siis nad mingi hakkavad samamoodi mingi oksendama umbes või niimoodi, et mõtlevad, et mingi lollakad olete. Ja ega see verivorsti teema ju tegelikult laias maailmas on üsna nagu, Saksamaal küll on ka, on ju, aga Argentiinas näiteks on. Ja Argentiinas jah, tõsi, seal ka süüakse palju, eks ole, liha, aga ega see mingi väga tavaline nagu teema pole, et üldiselt jah, tõsi, kui sa sellest räägid, siis pigem on asi väga tunne, jah. Jaa, aga küsimus sulle, Ivo, et sina oled rohkem siis Lõuna-Ameerika selline asjatundja, et kui suurt rolli mängib seal
pühade ajal või siis jõulude ajal usk ja või nagu religioon ja millesse nad üldse seal usuvad, et on nad nagu maausku või kuidas see täpselt on? Jaa, tegelikult hea küsimus ja võib-olla niimoodi hästi kiirelt ei saagi sellele vastata, aga Peruus näiteks siis mägedes peamiselt inimesed on, seda nimetatakse sünkretismiks, see tähendab seda, et see sama maausk on siis segunenud selle katoliku kirikuusuga, on ju, et kui nemad omal ajal vaatsid, kui nüüd tulid ja tule ja mõõgaga, võõras mees nagu siiagi, on ju, et siis need indiaanlased vaatsid, et kuigi piibel ütleb, et sinul ei tohi olla teist jumalat minu kõrval, on ju, siis nad vaatsid, et kuulge, aga et see ristiusu jumal tundub päris võimas vend, vaata, kus tuleb ja müristab ja paugutab ja pika maa tagant laseb meid maha siin, on ju, et ta tundub päris võimas jumal, et võib nagu talle ka ohvreid tuua ja siis nad nagu inkorporeerisid selle tüübi nagu, või ütleme siis selle ristiusu niimoodi, et nad nagu on selle oma selle põlisusuga ära seganud, näiteks on Cusco kirikus on maal püha õhtu söömaaeg ja püha õhtu söömaaeg, aga laual, mida süüakse, on merisiga, mis on siis üks selliseid asju, mida Peruus mägedes Quechua indiaanlased, see on nende siuke maiuspala ja siis ongi suur kiriku maal, on ju, seal Jeesus ja kõik ja värgid, on ju, ja söövad merisiga, et see on näiteks üks näide sellest nii-öelda siis, mismoodi need asjad nagu põimuvad, ja aga eks seal on samamoodi nagu meilgi, et kirikud tehti ikkagi Hiie mägedele, seal, kus rahvas on harjunud koos käima ja seal on samamoodi, et vanad Inka templid lammutati ära, selle asemele tehti kirik, et sama koha peale, esiteks, et näidata võimu, ja siis teiseks, et see, et paneme sama koha peale, inimesed on harjunud koos käima, siis nad käivad samas kohas edasi. Et siis selles mõttes on üks asi veel, kui võib, et ristiusus on selline põhimõte, et Jeesus kannatas rohkem kui sina, on ju. Ja siis ta kujutatakse alati niimoodi, et tal on seal ikka veri voolab ja niimoodi, aga siis kui näiteks võrrelda kirikukunsti Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas, siis Lõuna-Ameerikas, kuna neid indiaanlasi seal rohkem rapiti, siis võib-olla Põhja-Ameerikas on nii, et vaatad, natukene siit on veits marraskil, on ju, siis et need Jeesuse kujukesed seal Lõuna-Ameerika kirikutes on siukesed mingi soolikad on väljas igalt poolt ja siukene ära retsitud ja ikka täiesti mingi siukene pool surnud nagu, sellepärast, et ta kannatas rohkem kui sina, et siis kirikukunstist lööb see nagu läbi tegelikult ka see ajalugu, mismoodi neid indiaanlasi siis on seal pekstud ja piinatud. Aga kui te käite reisimas, kas te tunnete ka Eesti traditsioonidest puudust? Muidugi, mina olles 5 aasta jooksul 38 riigis oma telesaatega käinud, siis mul tegelikult koduigatsus tekib päris kiiresti ja igatsus Eesti toitude järgi, jah. Selles mõttes, et ma võin täitsa siiralt öelda, et ma olen väga suur hapukapsa ja sealiha fänn, et kui ikkagi liiga kauaks ajaks Aasiasse satud ja iga päev kipub sul laual olema pad thai või praetud riis, eks ole, siis hakkab isutama, jah, hapukapsa ja kartulisalati järele, et see kulinaarne traditsioon on küll selline, mille pärast ma tahaks kiiresti koju tagasi tulla. Aga kui kergesti te uue ühiskonnaga niimoodi sisse sulandute või kas see läheb nagu kergemini, raskemini? No minu fookus on olnud, eks ole, eestlased, et mina üritan alati hoida nii-öelda sabast kinni võtta sellel Eesti inimesel, kes selles võõras keskkonnas ja kultuuris elab, et meie üritame siis jälgida selle eestlase siis nii-öelda eluolu ja läbi tema siis kuidagi seda võõrast kultuuri ka nii-öelda avada, eks ole, et selline antropoloogiline vaatenurk. Minu jaoks on võib-olla kõige põnevam olnud see, et miks Eesti inimene kolib ära vabast iseseisvast riigist, et see oli ka üks põhjus, miks meie fookuses olid just nii-öelda uue maja eestlased, kes siis viimase 20-30 aasta jooksul on ära kolinud, mitte siis nii-öelda pärast teist ilmasõda ja nende järeltulijaid, kuigi ka neid eestlasi on ju tegelikult maailm täis. Et mis sa küsisid? Ma küsisin, et korra
Et kuidas sa selle ühiskonnaga sulandud nagu ühesõnaga ongi, et minu fookus on see eestlane, eks ole, et me hoiame siis nii-öelda sabast kinni seal ja jälgime siis teda, eks ole, et ma võib-olla tõesti niimoodi Peruu džunglisse seal päkapükkumütsi šamaani juurde liiga tihti võib-olla nagu ei sattunud, eks ole, kui see eestlane meid sinna ei viinud, aga ma ikkagi nagu selles mõttes olen alati püüdnud selliseid gastronoomilisi kogemusi nii-öelda hankida, eks ole, et kui Ivo siin rääkis Jeesusest, kellel seal soolikad on väljas, siis mina olen soolikaid söönud reaalselt Keenias, Aafrikas, kuskil Tansaania piiri ääres ja seal Maassaide kohaliku põlisrahvast üks suurimaid delikatesse oli kitse soolikate söömine ja siis me ikkagi niimoodi jälgisime kõrvalt, kuidas nad siis tõid selle ämbri täie seda valget ollust, mis oli lehkav ja rõve nägi välja ja siis kuidas see peakokk seal kõigepealt ta keetis neid seal 15 minutit ja siis pani pannile, pani sinna natuke seda piri-piri nimelist vürtsi juurde ja ma ei tea, sibulat ja porgandit ja mis iganes asju veel ja siis serveeris meile ja oli erakordselt ebameeldiv kogemus. Aga jällegi ma nagu kuidagi ei püstita endale nagu selles mõttes nagu piire või seinu ette, et ma üritan ikkagi, kui ma sinna võõrasse kultuuri lähen, Aafrika või Aasia, mis iganes, ma üritan ikkagi ka nagu neid maitseelamusi saada, et aru saada, mis siis kohalikke inimesi rõõmustab ja mis need maitsed on, et teps mitte kõik, enamik maitseid ei ole olnud minu jaoks konkreetselt meeldivad, aga see on ikkagi nagu vahva olnud ja need on kõik läbi siis sellise eestlase pilgu. Aga kui me juba eestlastest, väliseestlastest räägime, et mis on see peamine erinevus siis meie puhul, kes siin Eestis pidevalt elavad ja nende puhul, kes siis välismaal on ja kas me saame midagi üle võtta, õppida, kuidas selle? Sa mõtled nüüd need eestlased, kes on ära läinud? Jaa, need eestlased, kes on ära läinud. Laias laastus ma võin öelda, et kui meie kaasmaalane on juba otsustanud, teinud selle päris julge otsuse, eks ole, minna kuhugi välismaale ja siis enam-vähem nullist alustada, siis ta on juba nii-öelda eos kuidagi avatum, võib-olla ekstravertsem, eks ole, ja ka, mis siin salata, ka natukene suunurgad ülesse poole, eks ole, võrreldes võib-olla siis, ma ei tea, keskmise eestlasega Kapa-Kohilast on ju kogu lugupidamise juures, on ju. Et kas või ka näiteks seda saadet 5 aasta jooksul tehes, ütleme enne seda reisisaadet ma tegin 3 aastat saatesarja nimega Roaldi nädal, mis keskendus väga karmidele sotsiaalsetele teemadele Eesti sees, eks ole, seal olid fentanüülisõltlased ja dementsed vanainimesed ja miinimumpalga saajad ja nii edasi, eks ole. Kui sellesse saatesse oli mul ülikeeruline inimesi leida ja nii-öelda nõusse saada, siis reisisaatesse eestlasi, kes olid välismaale kolinud, oli märksa lihtsam seda teha, et ongi see võib-olla minu jaoks nagu peegeldaski sellist avatust, eks ole, et kui sa oled kuhugi läinud välismaale, ega sind ju ei oodata seal avasüli, et tuli siin eestlane, Malle või Jüri, eks ole, ootame sind avasüli, et palun, näed, siin on töökoht, et sa pead seal lihtsalt, sa pead rohkem silma paistma, sa pead oma eestlaslikku jonni näitama ja olema kohusetundlik ja enesekindel, eks ole, ja minu märkamiste järgi on need eestlased olnud välismaal, mitte kõik loomulikult, aga üldiselt sellised avatud ja edumeelsed ja ma ei tea, proaktiivsed, mis see tänapäevane võõrsõna on. Jah. Aga kui võib-olla minna suuremalt, laiemalt niisugeste traditsioonide või festivalide juurde, siis kas te olete seal ka midagi kummalist võib-olla või niisugust väga ebatavalist, kui meile niisugused veits kinnisemad eestlased siis midagi efekti loovad näinud? Jaa, pidustused kui sellised, et ma siis lähen jälle sinna samma džunglisse, et toimub neil seal veebruari paiku mingi džunglikülade karnevalid, on ju. Kunagi ma ei saa selget vastust, kui ma küsin, millal see toimub, siis nad mingi siin on mingi see kuu, ma ütlen, kas mingi, kui kuupäev pole paigas, et äkki oskad nagu teistmoodi öelda, et millal see nagu, et mingi, ma ei tea, mingi teise nädala 3. teisipäev või mis iga, nad keegi ei oska mitte kunagi öelda, nad on mingi umbes niimoodi, toimub, kui ta toimub nagu. Liikuv püha. Liikuv püha, et nagu, ja lihtsalt ühel hetkel on käes, aga see on nagu päris kummaline seal džunglis niimoodi, et see on, ütleme, kui sa võtad siuke küla, on ju, seal on siis kuskil mingi 30-40 sükest majapidamist ja niimoodi, et
siis üks kummaline selline, mis alati inimestele väga meeldib jutumärkides, on siis selline peojook, mille nimi on Masato, see on siis ikka koduõlu, aga seda tehakse niimoodi, et siis naised ja tavaliselt just vanemad et mäluvad sellist kartulilaadset nagu, ta nimetatakse maniokiks või jukaks, no kartulilaadne tärkli selline juur, mäluvad läbi ja nagu sülitad välja selle kaussi ja siis nende süljenäärmetega see nagu läheb käärima, sinna tekib väike alkohol sisse, 3-4 volli ja siis kui see on mingi kõrvitsa kausi seest, siis antakse seda nagu juua, siis on nagu proovid ja jood, niisugune valge piim ja niisugune mögane, aga no samas on see alg sees, kus mõtled nagu noh, et lased natuke lahti sellest tati mõttest, siis ta nagu on ikkagi joodav. Siis noh, kuidas oli? Siis väga hea. No siis paneme teise veel sulle. Ja siis mingi määrivad ennast mingi muda ja värvidega kokku ja siis tantsivad ennast mingisse transsi ja siis mingi möllavad seal ringi ja mingi sa vaatad, see on nagu mingisugune nagu mingi multifilm jookseks silme ees, nagu mingi selline mingisugune kräu ja läbu käib, nagu ütleme, nagu oleks mingi Eesti jaanipäev. Nad ei ole tegelikult nagu purjus sellest, aga nad on nagu mingisuguses imelikus transis, et nagu kord aastas juhtub siuke pidu, siis inimesed nagu lähevad kõik neil mingi ära seletatud ilme peas ja nad siis tõesti vaatad, et noh, et metslased on ju midagi sellist, nagu see oleks meil kuskil Purku küla jaanitulel inimestele igale ühele mingi liitri viina sisse jootnud, siis vaatad, mis saab umbes, noh, et aga ilma selle alkoholita või midagi sellist, et noh, võib jah sellistele päris kummalistele pidudele sattuda. Aga kui sa reisid, kas sulle pigem meeldib näha neid selliseid imelikke asju või sa pigem tahad just seda igapäevaelu näha? Ei, kõike tegelikult, et selles mõttes mind hästi huvitab igapäevaelu ka või selline suvaline, noh, et minu pärast ei pea keegi sulgi pähe panema ja teatrit tegema, et selline suvaline külaelu nagu mingi tavaline lihtsalt mingi ma ei tea, istuda ja passida, vaadata, kuidas nagu elu mööda läheb, et mind nagu selline asi hästi paelub ja ma olen isegi välja mõelnud oma reisijatele sellise nähtuse, mille nimi on tänavanurgal niisama passimise töötuba. Ehk siis, sest muidu keegi ei taha seda teha, ma pean seda nagu teadlikult tegema, sest muidu nad kõik arvavad, et ma olen reisijuhina laisk. Et sa mitte ei kõnni ringi kaamera käes, ei tee pilte, vaid et sa nagu päriselt istudki maha tänavanurga peale kusagil Havanna tänaval, ma ei tea, vaatad nagu selline, noh, möll käib, et mingisugused inimesed käivad eest läbi, mingisugune, vaatad, noh, natuke aega passid, võib-olla tuleb juba üks traatharja müüja, tuleb juba 4. korda mööda, räägib selle naabrinaisega juttu, ei tea, kui need kahtlane juba viskavad silma siin üksteise peale, mingisugune koer käib 4. tiiru, et ühesõnaga, et sa muutud orgaaniliselt selleks tänava või küla osaks, mida sa ei saa siis, kui sul on kiire või kui su eesmärk on mingi lihtsalt ringi sõeluda ja pilte teha, et siis sul nagu et selline perspektiivinihe on minu meelest hästi tore ja see on just selline, noh, sellises tavaelus või tavaolukorras nagu, et ja siis korra nüüd veel tagasi minnes, kui sa küsisid, mul tuli lihtsalt selline mõte, sest ma Roaldiga me ükskord nägime lennujaamas ja siis me saime aru, me mõlemad läksime reisile, ma küsin, no kuidas läheb või palju reisid siin viimasel ajal, siis ma saan aru, et ta reisib mingi 4 korda rohkem kui mina või on kodust ära nagu, et ta ütles, et oi, mul tuleb siin 180 päeva aastas või 190, ma mõtlesin, et noh, et mul tuleb ikka mingi 3-4 korda vähem, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et mul ei tule seda Eesti toidu isu peale. Et ma nagu, aga võib-olla see on sellepärast, et ma olen nagu vähem aega korraga, et kui sa oled mingi 2-3 nädalat või niimoodi, et siis kuidagi olen hästi hetkes, et mul tuleb see isu, verivorst isu siis, kui ma siia tagasi jõuan. Aga kui ma olen kuskil, et siis ma nagu kuidagi, võib-olla ma ei ole selles mustas leivas nii... Ei ole mulle see raha alla pugenud. Ma päris 180 päeva aastas muidugi ei ole olnud eemal, et kõige tihedamad aastad on olnud siuke, noh, maks 3 kuud 90 päeva võib-olla, aga noh, need jah, kordagi ei ole nüüd järjest. Seda on, jaa, muidugi jaa. Et loomulikult ma siinkohal oma naise ees kummardan maani, eks ole, meil on 2 väikest last ja ega see nagu lihtne ei ole olnud, et aga jaa, noh, kõige pikemad tretid on olnud 2-3 nädalat korraga, eks ole, ma üritangi niimoodi, et noh, võib-olla siuke 2 nädalat maks ja siis ikkagi olen 6 aega kodus või nii, et jah.
aga võib-olla Roald räägid ka enda mingitest imelikest festivalidest. Aga me ei ole mingitel imelikel festivalidel käinud, ma just mõtlesin, et no selles mõttes ma nagu jah, ei noh, vaata, mul ongi see, et jube keeruline on sellist saadet teha, et ühest küljest sa pead nagu žongleerima see majanduslikus ökonomiseerimise kastmes, mis tähendab seda, et sul on mingisugune eelarve ette antud, eks ole, et nüüd mine tee saadet. Selleks, et teisele poole maakera minna, Austraalia, Uus-Meremaa, noh, mis iganes kohad, eks ole, mis on päris kulukas. Ja selleks, et sinna nii-öelda minna, siis ma pean nii-öelda mitu kärbest ühe hoobiga võtma, eks ole, et ma ei lähe kunagi teisele poole maakera ühe saate pärast, et need samad näiteks 3-nädalased reisid, millest ma rääkisin, selle 3 nädala jooksul ma tegelikult kadestan, Ivo, kui sa räägid seal Havanna kuskil tänava peal nii-öelda, nagu Fredi Jüsi ütleb, molutamisest, eks ole, ja nii-öelda elu jälgimisest, et ma tegelikult kadestan seda, et ma ise ka hea meelega lihtsalt nii-öelda passiks ja oleks ja jälgiks nii-öelda inimesi, aga minu nagu, ütleme, see reisigraafik on olnud ikkagi selline, et 3 nädalat, mis on siis matemaatika on kehv, see on siis 21 päeva, eks ole. Sisuliselt 21 päeva, 21 võttepäeva. Ehk et ma teen selle 21 päevaga 5 või 6 saadet. Ehk et keskmiselt mul läheb 3 päeva ühe saate salvestamiseks ja mul on selline tamp taga, et ega ma festivalidest räägid, siis ega mul ei olegi aega mingisugust festivalide jaoks. Juhul kui, eks ole, ma ütleme, näiteks kui ma oleks sattunud Rio de Janeirosse, Brasiiliasse Samba karnevali aegu, eks ole, või New Orleansi Mardi Gras festivali aegu, siis ma hea meelega oleks teinud lugusid sellest, aga ma pean alati nii-öelda kuidagi sättima oma sihikut nii, et ma saaks selle 2-3 nädala jooksul need mitu kärbest ühe hoobiga ja siis nii-öelda lendan sinna sisse, eks ole, sellesse kohaliku kultuuri, selle eestlase kõrvale, eks ole, ja siis üritan siis nii-öelda selle 2-3 päevaga sellise saate nii-öelda valmis küpsetada, et see on olnud üsna intensiivne ja see on ka tegelikult üks põhjus, miks ma nüüd sel kevadel pärast 5 aastat otsustasin sellele konkreetsele formaadile ka joone alla tõmmata, et 5 aastat, 38 riiki, eks ole, siin tihedamatel aastatel 3 kuud ära, on päris kurnav. Et ausalt öeldes mul on väga hea meel, et viimase poole aasta jooksul siin praktiliselt ei pea jälle kuhugi Kariibi mere saartele sõitma. Homme hommiku kell 5:30 ei lähe lennukit välja, eks ole, ei pea 4 lennukiga kuhugi Turks and Caicosele sõitma. 29 tundi järjest vahepeal passid, ma ei tea, mingites anonüümsetes lennujaamades, et see kõlab natuke kibedalt, on ju, et mulle väga nagu reisimine meeldib, aga lihtsalt, et kui see muutub natuke selliseks nii-öelda konveieriks või rutiiniks, et siis on aeg nii-öelda telemaastikul jälle mingisugune järgmine käik sisse anda ja uut formaati proovida, et mul kahjuks nagu festivalide suhtes mingeid põrutavaid lugusid nagu ei ole praegu, niimoodi ei tule meelde, peaks mõtlema. Vabandust. See on okei. Ei ole hullu. Jaa. Aga võib-olla ka rohkem Ivole suunatud küsimus, et eestlastele meeldib ka ennast metsarahvaks kutsuda, aga kui võrrelda siis neid inimesi, kes elavad seal kuskil džunglis sul Amazonase metsades, nende eestlastega, kes siis ennast, ma ei tea, metsa- või loodusinimesteks kutsuvad või need, ma ei tea, kes tahavad väga kuskil metsa kolida, et kas meil on üldse mingisugune sarnasus nendega või kas me saame nüüd midagi üle võtta või kuidas? Hea küsimus. Vägagi on. Ja mitte ainult nendega, kes eestlaste, ütleme siis, kes elavad Eestis kuskil metsa sees ja teavad kõiki seeni peast, on ju. Vaid ka isegi nendega, kes elavad minu pärast kas või siin samas Mustamäel, et mulle väga meeldib vaadata, kuidas eestlane tegelikult on loodusega ikkagi nagu ühenduses. Et minul on see optimism ikkagi selles mõttes olemas, et kui näiteks, ütleme, sa võid, keda ma näen ju seal džunglis samamoodi inimesi, kes tulevad esimest korda looduse, no ütleme, kes tulevad näiteks, ta on eluaeg on elanud New Yorgis või Londonis ja ta ei oska
selles mõttes, et vot see tuleb sinna Amazonasesse ja vaatab nagu mingi, esiteks ta nagu kardab igat asja, teiseks või siis ta vaimustub teistpidi ka asja peale. Iga liblikas on, how wonderful, mingi selfie, yes, on ju. Aga sul eestlane nagu tuleb, vaatab, et mis asja ta nagu lärmab siin, on ju, hirmutab kõik loomad ära. Ehk siis eestlane tuleb sinna Amazonasesse, mis on loomulikult hoopis teistsugune looduskeskkond, aga ta nagu teeb selle hästi ruttu enda omaks. Aga see ei vähenda seda eksootikat, kui sa 3. päeval vaatad, et ta tegelikult pole karta mitte midagi nagu. Tegelikult see on mets nagu iga teinegi, et sa teed selle nagu eestlane teeb nagu enda omaks, mulle meeldib nagu mõelda niimoodi, et ta sööb selle sisse ja situb välja nagu, et selles mõttes, heas mõttes nagu, et seedib läbi ja vaatab, et tegelikult on mets nagu iga teinegi, lihtsalt teistmoodi, aga nagu eestlase pilguga seda loodust vaadata minu meelest on selles mõttes on hästi lahe. Versus siis ongi, et näiteks kas või Peruu kartul on pärit Peruust, on ju, by the way, nagu tomat aga siis see Peruu Eesti aukonsul Mateo, üks vana mees on ju, ta ütles, et ta on eluaeg elanud Liimas ja ta nägi esimest korda, kuidas kartul kasvab, nägi Eestis, kui ta oli 65-aastane. Siis ta lihtsalt on eluaeg seal pealinnas elanud, seal kõrbes ja ta pole ette sattunud nagu kartuli pealselt oma elu sees, nagu, et võib küll paljud suurlinna inimesed oma elu ära elada nii, et kordagi metsa ei saa. Aga kuidas siis julgustada inimesi rohkem loodusega koos olema ja minema niimoodi metsa ja midagi uut nagu kogema? No jah, selles mõttes, et loodusturismi inimesed räägivad sellest nagu looduspimedusest või midagi sellist, et see nagu võtab maad, on ju, et me nagu enam ei suhestu ja enam ei oska ja niimoodi, aga ma ei tea, mina kuidagi nagu, ma arvan, minu meelest on nagu mina ei näe seda, ma just näen, kuidas inimesed nagu käivad looduses, käivad jalutamas, meil järjest tulevad mingid loodusrajad, matkad, värgid, samas Eestis on neid võimalusi on niivõrd palju, et ma ei tea, minu meelest on nagu hästi meil, aga võib-olla ma olen mingi liiga sinisilmne. Jah, eks sõltub võib-olla. Jah, aga ei, mina ei tea, minu meelest on meil nagu, selles mõttes, et ma ei tea, nii palju ma oskan lihtsalt innustada, et tõepoolest, et reisides samamoodi, et ikkagi nagu vaatama natukene kaugemale, natuke nurga taha, mitte ainult seda, ma ei tea, mingit bussipeatuses tegema mingit 100-meetrist tiiru ümber mingisuguse tiigi, vaid ikkagi natuke kaugemale, natuke sügavamale, kui vähegi võimalik ja vähegi aega, et see on nagu minu meelest väga rewarding või nagu tasuv, et aga jah, ma ei tea. Kas teil on ka mingeid unistuste sihtkohti, kuhu te tahaksite kindlasti oma elu sees jõuda? Antarktikale tahaks minna. Mina olen oma nime saanud Norra polaaruurija Roald Amundseni järgi, kes oli siis esimene inimene enam kui 100 aastat tagasi, kes jõudis lõunapoolusele. Ja ma olen mõelnud, et maru kihvt oleks, kui mõni eestlane või oleks Antarktikal ka. Ma küll tean ühte teadlast, kes vist ühes Soome uurimisjaamas on seal olnud, ma ei tea, kas ta ka enam on, aga jah, see Antarktika on võib-olla natukene nagu suurem missioon kui lihtsalt lennupileti ostmine ja kuhugi, kas või Hawaii saartele minek, kuigi see ei ole lihtne. Mul on tegelikult selles mõttes hea meel, et kas või läbi selle reisisaate on mul olnud üsna vabad käed valida neid sihtkohti, kuhu ma olen saanud minna, kuhu ma olen tahtnud minna. Loomulikult eeldades, et seal sihtkohas on mõni lugu, mida televaatajatele jutustada, eks ole, läbi siis konkreetselt eestlase silma, aga jah, selles mõttes ma võin öelda, et ma olen õnnelik, et ma enam-vähem sellised unistuste sihtkohad olen läbi teinud, et mul on kokku umbes 75 riiki, mis ma olen läbi teinud, loomulikult üle poole maailma veel avastamata, aga mõtlesin, et läheks Hawaii'le, käisin Hawaii'l, eks ole, Bali saarel käisin, ma ei tea, Brasiiliasse tahtsin minna, leidsin eestlasi, eks ole, Argentiinasse, Buenos Aires, juba äge koht, on ju, Aasiad, eks ole, Uus-Meremaal käisin, vaatasin selle Lord of the Ringsi maastiku ära, eks ole, Austraalias käisin, et siin-seal olen käinud ja väga palju selliseid kohti,
kuhu ma unistaks veel minna, ei ole. Et ma ütlen, et võib-olla see 5 aastat lennukites reisimist on natukene mind ära kurnanud, aga mul on olnud jah, suur õnn ja privileeg teha asju, mis on mulle meeldinud, jah. Aga mis on see koht, kuhu te alati tahaksite tagasi minna või kas on üldse sellist kohta? No, kõlab jube, ma ei tea, võib-olla cheesilt või kuidagi patriootlikult, aga ma tõesti, ma tahan ma ei taha siit kuhugi ära minna, noh. Kui siin, eks ole, Ivo rääkis siin puutumata lootusest, siis tegelikult ka Eesti on koht, kus meil on suur privileeg elada, meil on 45 000 ruutkilomeetrit ja ainult 1,3 miljonit inimest, eks ole, meil on piisavalt hingamisruumi, meil on piisavalt metsi ja loodust, eks ole, meil on statistika järgi üks puhtam õhk kogu Euroopas, maailmas, et see on koht, kus see kõlab eksistentsiaalselt võib-olla, aga ma olen üliõnnelik, et ma olen kuidagi siia nii-öelda pillutatud ja siia tulnud ja ma selles mõttes tahan olla siin, mulle väga meeldib ära käia, aga noh, võib-olla kui sa nii küsid, eks ole, siis Argentiina, Buenos Aires, noh see Patagoonia kant, kuhu ma tegelikult ei jõudnud, on ju, et sellest räägitakse imelugusid, et kindlasti tahaks võib-olla sinna kanti tagasi minna, ära käia, aga ma tuleks tagasi kindlasti. Ja. Ma selles mõttes sekundeerin, et minu jaoks ka kõik mu reisid on mulle senimaani näidanud või õpetanud, noh ma olen proovinud, ma elasin ka Peruus mingi aja ja ma ei ole veel kohanud kohta, kus ma tahaks elada päriselt peale Eesti, et täitsa siiralt ütlengi, et pigem on see reisimine mulle jah näidanud, et Eesti on väga äge koht, kus elada, aga noh, tore on minna ja tulla ja no mina jällegi, ma ei kogu nagu, ühesõnaga, ma ise mõtlen, et tervet maailma niikuinii ei saa tunda, et minu jaoks on olnud see Lõuna-Ameerika lihtsalt see nii-öelda valitud koht, kus ma räägin keelt, tunnen kultuuri ja kui ma otsin ka uue koha või uue nurgataguse, siis see keel on see, mis mulle avab nii-öelda uksed ja südamed, et ma võin minna kuskile lambi külla või mingi lambi kõrtsi, istun sisse ja kui ma räägin keelt ja enam-vähem jagan matsu, et siis mulle juba näidatakse kohti, mida ma võib-olla mõnes teises riigis, ma ei tea, kuskil Vietnamis või Kambodžas peaksin nagu mitu kuud olema, et avastada neid sügavamaid kihte, et see on jällegi selline nii-öelda antropoloogiline perspektiiv, et ühes kohas veidi rohkem aega veetes on sul võimalik nagu kaevuda sügavamale ja seetõttu kui mul tekib vaba aega ja raha, siis ma jällegi leian tee sinna poole, et mul järgmine selline võib-olla unistuste koht, kuhu ma tahaks jõuda, on Nicaragua, mis on selline veidi rohkem off the beaten track, nagu et ta ei ole nii turistiko võib-olla, kui kõrval asuvad seal Costa Rica või Panama või midagi sellist, aga et peaks olema äge loodus, ägedad inimesed ja mitte liiga palju turiste. Aga kuhu ma alati tagasi lähen, on ikkagi mul kodune Peruu, et selles mõttes, et see on ikkagi see, et ma sinna lähen, siis ma tunnen, et ma olen nagu teises kodus. Ja mina julgustan kindlasti, siin on, eks ole, gümnasistid, et julgustan kindlasti ära käima kuskil, et kui koolitee saab läbi, eks ole, kui parasjagu isegi ei ole mingit järgmist sihti võib-olla koheselt ülikooli näol, siis tegelikult see, et sa võtad sellise sabati aasta või paar või 3, mis iganes, eks ole, ja lähed maailma rändama, mis iganes geograafiline asukoht see ka ei ole. Mina küll julgustan seda tegema, et ma täna kui ma keriks aega tagasi ja ütleme, ma lõpetasin 90-ndatel keskkooli, eks ole, et võib-olla neid võimalusi, ka majanduslikke võimalusi ei olnud tollal nii palju ja ma kindlasti võib-olla, kui mu elu võrrand oleks võib-olla mingis teises suunas läinud, siis ei välista, et oleks aastake või paar kuskil väljaspool elanud, et see kindlasti avardab silmaringi ja aitab kas või suhtlemisoskusele kaasa, et selles mõttes kindlasti tasub ära käia. Aga mis minu nagu tähelepanek on see, et ma tahan alati siia tagasi tulla. Ja? Et käige, koguge know-how'd ja tulge tagasi nagu see talendid koju, eks ole, et tulge ja olge targad siin meie kodumaal. Eks see ärakäimine annabki sulle selle teise perspektiivi, nagu mitte siis selleks, et umbes, et ma ei tea, lähen elan veits aega New Yorgis, et nüüd õpin New Yorki tundma, vaid et sa näed seda Eestit nagu teise nurga alt natukene
ja ma arvan, et see võimaldab sul siin olles või siin elades või siin omal karjääri tehes lihtsalt nagu paremini näha mingeid nüansse või seoseid või asju, mida sa nagu muidu ei näeks ja mida sa võib-olla ei näe ka siis, kui sa ainult korraks käid kuskil, et jah, ma selles mõttes sekundeerin küll Roaldile, et ma usun nii palju, kui ma olen nagu või ise või samamoodi nüüd oma raadiosaadet tehes siis inimestega rääkinud, kes on kusagil mujal elanud, et jah, et see annab veidi sellist võib-olla mingit värskust või teistsugust hingamist küll. Aga veel kord, et ma tahtsin Roald sinu käest küsida tegelikult, et võib-olla siin tegelikult saatejuhid küsisid ka, aga äkki sa oskad ikkagi öelda, et see jäi natukene õhku, et sa ütlesid, et need inimesed, kellega sa oled oma saadet teinud, et mingi põhjusel nad on siit vabast Eestist ära läinud, on ju. Ma saan aru, et nii palju kui on inimesi, nii palju on lugusid, aga kas sa siiski oskad kas mingi ühtse nüansi välja tuua, millega nemad täpselt siin Eestis siis rahul ei ole, et nad oma õnne on nüüd läinud otsima mujale? Minu selline hobi, antropoloogiline, populaarteaduslik uurimus jõudis järeldusele, et laias laastus on nagu 3 suuremat põhjust. Üks on kliima, väga tihti nurisetakse, eks ole, oi see kaamos novembrikuus, ei saa, tahan siin päikest ja merd ja nii edasi, eks on kliima, teine on raha, majanduslik põhjus, eks ole, et näed, parem palk kuskil ookeani taga. Ja 3 on armastus. Ja leidsin endale mehe või naise kuskil sealt poolt ja kuidagi mingil põhjusel siis jäin sinna, eks ole. Eks muidugi neid nüansse siin all on ju palju erinevaid, aga väga niimoodi laia pintsliga tõmmates minu tähelepanekute järgi need 3 põhjust on. Et see oli ka võib-olla üks põhjus, miks läbi pärast 5 aastat, 75 dokumentaalsaadet ma kuidagi nagu tundsin, et need lood ka hakkavad mingil tasandil ikkagi korduma. Et hea küll, inimese nimi ja nägu on erinev ja geograafiline asupunkt on erinev, eks ole, aga siiski kuidagi, vot seda lugu ma olen kuulnud juba kuskil seal, eks ole, see on kuidagi tuttav lugu, eks ole. Et aina enam ja enam oli kuidagi keeruline leida selliseid, tõesti uusi originaalseid stories'id, mida siis televaatajad tuua, et lihtsalt jälle sama lugu, et kliima pärast kolisin või parema töökoha pärast, eks ole, ei ole mõtet neid saateid siin erinevatest geograafilistest punktidest toota ja seda enam, et need mõned unistuste sihtkohad said ju ka läbi käidud, et ma enda jaoks tõesti enne kui ma seda sarja alustasin, enam-vähem panin mingid punktid maakaardile kirja, et kuhu tahaks minna ja enam-vähem mõned laigud võib-olla jäid veel, et enam-vähem sai läbi käidud, jah. Kui pikalt sa tavaliselt veedad seal nende eestlaste juures, on see mõni päev? Või... ma räägin 3 päeva, 3 päeva, et keskendud ühele saatele, eks ole, aga kokku 2-3 nädalat olin ära, sõltuvalt asukohast, on ju. Kui kaugele läksid, siis pidid ikkagi nagu tegema rohkem, kui oled lähemal siin Euroopas, siis võid ka paari saatega piirduda. Aga rääkides, et enne rääkisite sellest, et mõlema teie sellised unistuste sihtkohad on olnud Lõuna-Ameerikas, et mis selle Lõuna-Ameerika nii eriliseks teeb, et just sinna minna? Minu puhul on ta lihtsalt nii, et nii ta läks, et kui mul esimene kauge reis oli plaanis, meil oli umbes niimoodi, et Peruu, Kambodža, Ecuador, Venezuela, Kambodža täitsa teises servas, et kui oleks läinud nii, et ma oleks nagu sinna läinud, siis võib-olla ma praegu räägiks hoopis teist juttu, et ma ütleks, et ei, ma ei tea, Lõuna-Ameerikas korra käisin, suva, aga vot, kus see Kambodžas, et seal on ikka elu ja vägev, on ju. Et ma lihtsalt olen nagu jäänud sinna, mitte kinni, aga et see on nagu minu, nagu ma ennem ütlesin, et see nii-öelda keel ja kultuuri tundmine, et on see, mis mind seal nagu siis hoiab. Aga teistpidi ma võin ka objektiivselt öelda, kurat, Lõuna-Ameerika, ta on selline, et inimesed, muidugi võib-olla väga vähe ma olen näinud, kes sinna on läinud ja nüüd üldse ei meeldi. Et okei, käidud, nähtud, tehtud, on ju. Et ta on mõnes mõttes on veel natukene ka seljakoti matkaja jaoks selline avastamata maa, et kui sul selline Kagu-Aasia on mõnes mõttes, võib-olla
sihuke backpackeri võib-olla sihuke suhteliselt lihtne nagu minek on ju, et sul ikkagi inimesed, noh, kõige jällegi inglise keeles saab hakkama, kõik on nagu tehtav, kõik on lihtne ju. Et siis Lõuna-Ameerika ta on veel selline pristiinne, puutumatu, sul on nagu võimalik seal võtta ette mingeid suuri seiklusi ja ta nagu võtab sust kinni, et selles mõttes, et heas mõttes võtab kinni, et kes selle pisiku korra on sisse saanud, siis see nagu väga sellest lahti ei saa ja näed Roaldki kõikide oma pikkade rännakute, mis on viinud teda ju hoopis teistesse erinevatesse maailma nurkadesse, kus ma pole elus käinudki ja näed, ikka ütles Buenos Aires nagu. Ja mulle väga meeldis, ma ei saaks öelda, et Lõuna-Ameerika on nagu esimene sihtkoht, kuhu minna. Argentiina mulle tõesti, Buenos Aires mulle tõesti imponeeris väga. Aga kui ma väike olin, siis ma jalgpall on mul alati südames olnud ja kuidagi Brasiilia jalgpall juba 80-ndatel mulle väga meeldis ja mul oli Pele raamat väiksena, see oli mu üks lemmikraamatuid ja ma lugesin Pele seiklusi, kuidas ta kunagi 50-ndatel, 60-ndatel oli kõige parem jalgpallur maailmas ja kuidagi sealt peale see Brasiilia, esiteks mulle see Brasiilia lipp väga meeldib, minu meelest see on nagu üks ägedamaid originaalsemaid lippe nagu maailma lippude hulgas on ju, Ordem ja Progresso või mis seal kirjas on. Et see mulle juba väiksest peale on kuidagi jäänud mälusoppidesse ja unistus jah, Brasiilia õhu nuusutamisest näiteks oli mul pikalt sees, nii et tegelikult ma olen jah õnnelik, et ma leidsin sealt kandist Rio de Janeirost ja sealt paarisaja kilomeetri kauguselt Campose nimelisest linnakesest ja seal ümber asuvast külast mõned eestlased. Brasiilia, jälle Rio de Janeiro, olgugi, et see Ipanema rand ja Copacabana ja mis iganes seal see Sugar Mountain ja mis seal kõik on ju, oli nagu äge. Siis kuidagi nii suurt muljet võib-olla ei jätnud, kui jah, Buenos Aires oma ägeda arhitektuuriga ja sükste tänavakohvikutega. Aga võib-olla teil on nippe inimestele, kes tahaksidki hakata, ma ei tea, kas seljakotiränduriks või midagi sellist, et kuidas alustada sellega, et mis sihtkohtade võib-olla nagu kõige rohkem soovitaksite? No tuleb minna, ma arvan, tuleb esiteks seljakott hankida ja lihtsalt tuleb minna, eks ole, et eks ta nagu, ma ütlen, et kuidagi nagu ma ei oska öelda, võib-olla ma olen keskmisest julgem või ma kuidagi nagu risti ette pole löönud või osanud kuidagi nagu karta midagi, et ma tean teisi inimesi, kes võib-olla see keeleoskuse baas või midagi on kuidagi keerulisem, aga kuidagi enne reisi tekib see reis niivõrd suur ja halvav reisi ärevus, et ma olen kuulnud inimesi enne lennukile minekut ka nagu oksendamas, et mul nagu sellist asja nagu ei ole olnud, et ma kuidagi lähen ja olen üritanud ka isegi enne seda reisisaate formaati, et kuidagi minna ja lihtsalt hängida ja olla, et kunagi 20-ndate alguses käisin, mäletan, Itaalias, Roomas ja Milanos lihtsalt põhimõtteliselt üksi kondamas mööda öiseid tänavaid, muidugi seal gaasi veini ka ja niimoodi, aga lihtsalt kondasin ringi ja igasugused huvitavad tutvused tekkisid seal, interaktsioonid seal erinevate inimestega, eks ole, Poola aluspesumodelli mäletan mingisugused transseksuaale, kes lubasid mind maha lüüa, eks ole, kui ma seisin nende kõrval liiga kaua ja nende autodes mööduvad kliendid seal eemale peletasin miskipärast. Et sellised kuidagi nagu, ma ei oska öelda, kuidagi nagu avatud silmadega maailma vaatamine on minul küll nagu alati sees olnud ja ma tõesti ei ole osanud midagi karta, et kui midagi nagu läheb pekki või ma ei saa nagu hakkama, siis küll ma kuidagi ikka hakkama saan, eks ole, et kui ei leia teed, siis lähen ja küsin kellegi inimese käest, eks ole, kus see tee on, isegi kui räägin oma, ma ei tea, puist Itaalia või mis iganes inglise keelt, aga mis siis on? Mis siis on, et tuleb lihtsalt olla julge ja minna, ma ei tea. Mul on üks konkreetne soovitus, kui oletame, et kui sa juba lähed, on ju, ja mis iganes on sul siis 2 nädalat või 2 kuud aega seal ja on see siis Kagu-Aasias või Lõuna-Ameerikas või kus iganes, et ma olen nagu pannud tähele, et kui sa joonistad oma reisimarsruudil 8, ehk siis sa tuled samasse kohta tagasi. Muidugi on, ma ütlen, et on palju inimesi, kes ütlevad, et on hirmus aja raiskamine minna samasse kohta teist korda, et see on ju nähtud ja tehtud ja ristike kirjas, on ju, et mina, kes ma oma elus nagu sellele ei ela otseselt, et nagu riste koguda ainult, et siis minu jaoks on nagu näidanud, kui sa tuled samasse kohta tagasi, nüüd ütleme näiteks mingi nädal aega hiljem, siis inimesed, kes seal on need samad
nagu Roald rääkis, on ju, kellega iganes sa seal kohtud, on ju, et hästi palju inimesi, kes on ju läbi sõidul, ütleme, et noh, et mingid turumüüjad või kõrtsus või kus iganes, on ju, nad vaatavad, okei, et noh, et kõik ütlevad, ma tulen tagasi, ja kui sa päriselt tuled tagasi ja see võib selle sama reisi sees olla, et sa joonistad omale mingisuguse, noh, et ma tulen uuesti sealt külast läbi ja lähen uuesti samasse kohta, siis on nagu selline, sul on niisugune taaskohtumine, inimesed, nagu, sul on see nägu meeles, sa ju olid siin mingi nädal tagasi või kuu tagasi või mis iganes. Et siis ma olen nagu soovitanud nagu backeritele, et kui sa joonistad niisuguseid mingeid väikseid 8 oma reisimarsruudis, et siis see nagu minu meelest hästi nagu kuidagi tasuv, et see annab sulle jällegi teise perspektiivi, siin nähakse teise pilguga ja võib-olla näidatakse sulle asju, mis võib-olla esmakohtumisel jääksid varjule. Siuke konkreetne mõte. See on väga hea mõttetera, aga kahjuks meil vist hakkab aeg otsa saama, et tund juba algab ja aga aitäh, et tulite, tõesti. Aitäh kutsumast. Väga tore oli. Ja meil oli väga lõbus. Aitäh. Loodame, et siis kuulajatel, vaatajatel ka. Ma arvan, et kindlasti midagi oli kõrva taha panna kõigil. Aitäh. Aitäh.